tervitan teid. Nüüd tuli see teade, et alustasime lindistamist. Kas ma palun paneksite mikrofonid kõik vaikse peale, et siis ei sega meid ükski kõrvaline heli. Ja mina hakkan teiega jagama kohe oma ekraani. Nii, minule tuli nüüd teade, et peaksite minu ekraani nägema. Ma igaks juhuks liigutan seda slaidi ka, et kas need liiguvad. Kas liiguvad? Ja näen nugutamist. Väga hea. Nii, aga tänase 10. e-vahetunni teemaks siis on vaimse tervise esmaabi, mille käigus siis räägin universaalsetest põhimõtetest, mida panna tähele iseenda juures, oma kolleegide juures, oma pere juures, oma õpilaste juures, kõigi juures, kellega te iganes kokku puutute. Aga kõigepealt saame minuga tuttavaks. Olen Helena, olen 39-aastane, kasvatan 8-aastast poega ja poole oma tööalasest karjäärist olen siis kokku puutunud inimeste aitamist nõudvates töökohtades. Praegu panustan ohvriabis psühholoogina, olen kogemusnõustamise väljaõppel ning avan oma erapraksist Tallinnas. Nii et hetkel on mul päris palju tegemist. Ja üks minu edu alustalasid on siis mõte, et ma pean inimesega saama kontakti loodud ja olema temaga soe, et ilma selleta ei ole minu professionaalsetest teadmistest mingit kasu. Nii. Täna tuleb meil siis juttu vaimse tervise esmaabist, aga kõigepealt ma annan ülevaate, mis see tähendab, kust maalt algavad vaimse tervise probleemid, kuidas saada abi, millal toimub paranemine ja kas üldse. Kui me vaatame siis vaimse tervise probleeme, siis võib neid panna skaala peale, nagu teil siin slaidi peal näha on. Ja me võime vaadata iseennast tavaliselt, kui me oleme rahulikud endaga, maailmaga, meil läheb elus hästi, tunneme rõõmu, oleme oma tegemistes edukad. Aga alati ja kogu aeg me kindlasti siin tasakaalupunktis ei püsi. Ja siis me hakkame nende noolekeste tippude poole kanduma, et kas siis tunneme ennast täielikus augus olevat, täiesti masendunud, kurvad, ei suuda, ei jaksa midagi teha või vastupidi, me oleme hästi ülevas meeleolus, lausa pilvepiirile tõstetuna, kõik on kiire, kõik on võimendatud, aga see ei ole ka päris selline tasakaalukas moment. Et igaüks võib meist siis tulenevalt elu juhtumistest kalduda emmas-kummas skaala pooles. Ja põhjused võivad olla siis peamiselt kahesugused. Esiteks siis on need kaasasündinud meiega, et oleneb siis millises keskkonnas meie ema elas, meid oodates, milliseid haigusi ta põdes, milliste ainetega, mürkidega kokku puutus meid oodates, milline on geneetiline taust seega ja milline on elust tingitud stressorid, mis meid paratamatult tabavad. Sinna alla käivad kõik inimsuhted. Sinna alla lähevad kindlasti terviseteemad, raha, tööasjad, maailmas toimuv, meie ümber toimuv. Et neid teemasid on siis päris palju, mis meid siis skaala erinevatesse otstesse nihutavad. Ja nüüd võib õigustatult küsida, et aga kust maalt siis algab vaimse tervise häire? Millal on see moment, kus ma tean, et minuga on midagi kehvasti?
et siin on mitmesuguseid riskifaktoreid. Uuringud on välja toonud näiteks seda, et kui laps on kodus hooletusse jäetud, kasvab näiteks üksinda sageli, vanemad on ära kuskil, töötavad või on lausa üksikvanemad ja kellel on palju tööd. Kui on peres tülitsemist palju, kui on vägivalda, kui on lapsel madal enesehinnang seetõttu tekkinud, kui lapsel on traumad olnud või on näiteks kroonilised haigused, igasugused kokkupuuted sõltuvusainetega ja kehvad sotsiaalsed oskused, aga ka haigused ja vaesus ning loomulikult laiemas pildis maailmas toimuv katastroofid, sõjad avaldavad siis vaimse tervisele tugevat mõju ja sellest võib saada häire. Kindlasti häirib mõni vaimse tervise mure igapäevaelu toimetamisi. Et kui te näete kedagi enda klassis või enda kodus keskkonnas või ka ise tunnete, et need igapäevaelu toimetused kuidagi ei suju enam, ei jaksa või ei huvita või ei tahagi teha, et siis võib olla viide äkki sellele, et mõni vaimse tervise mure hoopis kimbutab seda minu motiveeritust ja minu jõudlust. Kindlasti häirib vaimse tervise teemad ka enesetunnet. Et mina, kes ma olen kogenud ärevushäiret ja depressiooni, võin kinnitada seda, et need on päris ebameeldivad tunded, millega iga päev elada. Ja kui me mõtleme tagasi eelmises slaidil olnud skaalade peale, siis kui ma tunnen, et ma olen tasakaalust väljas, siis kindlasti võib olla mingi vaimse tervise mure. Ja uuringud siis näitavad, et keskmiselt iga 3. inimene maailmas põeb ühte vähemalt vaimse tervise muret siis oma elu jooksul. Ja enim levinumad on siis ärevushäired ja meeleoluhäiretest depressioon. Aga samas on meil ka palju kaitsefaktoreid nende riskifaktorite kõrval, mis tõstavad tõenäosust haigestuda mõnesse vaimse tervise probleemi. Ja need on siis kõik toetavad peresuhted, piisav tugivõrgustik, sõbrad, tuttavad, kolleegid, trennikaaslased, professionaalid, aga ka iseenese oma isiksuse omadustest siis piisavalt adekvaatne enesehinnang, oskus probleeme lahendada, oskus sotsiaalseid suhteid luua, oskus suhelda ja stressiga toime tulla. Et need aitavad meie vaimset tervist hoida. Kas see kindlasti, kui me tunneme ennast turvaliselt, kui me oleme ka füüsiliselt aktiivsed näiteks ja kui me tunneme, et me kuulume kuhugile, kas siis oma töökaaslaste hulka, oma pereringi, oma sõpruskonda, meie ümber on inimesed, kes tahavad koos meiega olla. See annab kindlustunnet ja annab tegelikult ka jaksu vaimse tervise muredest ülesaamisel. Nüüd, kui juhtunud on haigestumine ja siis oleks tarvis abi otsida. Jällegi uurimused näitavad, et 50% vaimse tervise muredest avalduvad enne 14. eluaastat ja 75% siis enne 25. eluaastat. Nii et peamiselt saavad need alguse siis kas lapseeas või noorukeeas. Abini jõutakse kahjuks viivitusega. Võin ise seda enda töökogemusest kinnitada, et sageli on palju häbi ja valehäbi, miks kardetakse professionaalset abi otsida. Ja on ka tegelikult teenust raske kätte saada. Et minu kliendid tulevad minu juurde Tallinnasse näiteks paljudest ääremaa piirkondadest, Ida-Virumaalt, Võrust, saarte pealt,
ja nad ütlevad mulle, et nendel seal koha peal psühholooge kas ei olegi või tuleb neid väga kaua aega oodata. Aga sageli jõutakse minu juurde siis, kui enam ei kannata üldse oodata. Et kahjuks jah, see hetkel niimoodi on, et teenus on raskesti kättesaadav, et meil psühholoogidel on koroona ajast alates nõudlus ületamas siis pakkumist. Ja tegelikult on siiamaani ka veel vähene teadlikkus ikkagi vaimse tervise teemadel, millal tuleks juba kindlasti abi otsida ja tuge käia nõutamas. Ühtlasi takistab abi otsimist ka diskrimineerimishirm, et kardetakse siis eelarvamuslikku kohtlemist saada. Et sageli kardetakse seda, et kuidagi tööandja saab teada ja kas mul üldse siis on tööd enam. Või siis, et kui näiteks mu pere saab teada, et mida minust siis arvatakse, kui mul on mõni vaimse tervise mure. Sest et see ei ole ju silmaga nähtav erinevalt füüsilisest puudest näiteks. Ja tavaliselt on niimoodi, et esinevad mitu häiret koos siis. Et kas inimesel on siis mõni sõltuvus ja näiteks depressioon üheskoos või siis on inimesel mõni kehaline haigus ja ärevushäire ja siis nende vahel erinevad kombinatsioonid. Kui annan ülevaate paranemisest, siis rusikareegel on siin jätkuvalt see, et mida kiiremini otsitakse abi, seda parem prognoos on. Vaimsete häirete kergemad sümptomid lähevad kergemini üle siis, kui inimesed on teadlikud, kust need tulevad, milline on see mudel, mille järgi käitub see häire ja kuidas ma iseennast jälgin sellises olukorras. Ja siis võivad nad täiesti ise leebelt üle minna. Kui on keskmise raskusega sümptomid, siis on tõenäoliselt juba tarvis rohtu ja teraapiat koos. Ja kui ollakse juba korduvalt midagi põdenud ja väga raskelt, siis tuleb õppida juba elama näiteks sellise häirega. Ja paranemise jaoks on siis vaja meeles pidada 3 asja. Kõigepealt on vaja aega. See tähendab seda, et tuleb teadlikult võtta keha ja vaimu jaoks aeg maha. Hästi loomulik on see, et ma tahan, et mul juba homme oleks parem või lausa kõik korras. Aga kui on mingi raske olukord on juhtunud, siis on palju loota, et see läheb 1 päevaga üle, et selle jaoks tuleb anda aega ja iseennast ei maksaks tagant piitsutada. Et see on okei, kui ma ei jaksa teha täpselt sama palju tegevusi, mida iga päev jaksasin. Kui ma teen kas või mõned ära nendest kõige tähtsamad, lapsevanematel taandub see tavaliselt lapse eest hoolitsemisele ainult, et siis on ka juba okei. Ja anda siis teadlikult aega selleni, aga aeg on meil tänapäeva kiire elutempo juures sageli see, mida meil kipub nappima. Teine, mida on vaja, et taastuda, on siis suhet iseenda ja ümbritsevatega. Ja selle all ma mõtlen seda, et ma pean iseenda baasvajadused tagama. See on uni, see on söök, see on vesi, see on liikumine ja suhtlus. Need on baasvajadused. Suhe teistega tähendab siis seda, et mul on kõrval minu ümber inimesed, kellelt ma saan abi, mitte ainult siis ärarääkimise abi, kuulamise abi, vaid ka näiteks täiesti logistilist abi, et kes toob minu lapsed lasteaiast või trennist ära, kui ma ise ei jaksa, ei saa minna. Või kes toob mulle poest näiteks süüa. No nii.
Ja kolmas siis, mida kindlasti taastudes on vaja ette võtta, on jõukohased tegevused ja sõnal jõukohane on siin eriline rõhk, sellepärast et kui ma olen depressioonis ja kirjutad endale to-do listi 20 asjast, siis ma olen veel õnnetum, sest et ma ei suuda ära teha neid ja ma ei jaksa. Aga kui ma suudan juba midagi teha, siis ma lisan mõnel päeval veel mõned tegevused juurde ja vaikselt taastun endale jõukohaselt. Mina oskan anda psühholoogina erinevaid tööriistu, piltlikult öeldes, inimese vaimse tervise tööriistakasti, mida kasutada, mida jälgida, mida praktiseerida. Aga inimene ise saab ainult neist kasu siis, kui ta reaalselt midagi ise neist katsetab ja teeb ja praktiseerib. Et muidu taastumist tõenäoliselt läheb kauem aega. Ja öeldakse siis jällegi uuringute põhjal, et depressioon paraneb päris hästi kuni 1 aasta jooksul. Ärevushäiretega on natukene asi kehvem, et kuni 30 ainult saavad päriselt sellest häirest lahti. Ja siis söömishäirete puhul näiteks kipuvad need pooltel juhtudel ikkagi ka korduma. Et üsna tõsised arvud. Järgmisena räägin häbimärgistatusest ehk stigmast. Ja seda võivad siis teha inimesed üksikult kui ka siis ühiskonnad gruppidena koos. Ja see on siis tõrjumine, meie versus nemad suhtumine. Et Eurobaromeetri uuringute kohaselt arvavad siin Eesti inimesed, et psühholoogiliste muredega inimesed võivad olla ettearvamatud või suisa ohtlikud. Ja nende vastu pigem kaastunnet ei tunta. Ja arvatakse, et sellest ei ole võimalik terveks saada. Tõsi, näiteks skisofreeniast ei ole võimalik paraneda, aga kui skisofreenia haige võtab korralikult oma rohtusid, siis ta suudab olla täisväärtuslik ühiskonnaliige, käia tööl, panustada, tegeleda hobidega, leida sõpru. Aga Eesti inimesed väga paljuski kipuvad siis arvama, et vaimse tervise häireid põdevad inimesed ei ole ka näiteks abi ära teeninud. Nad on ise süüdi selles. Et sulgudes on siin toodud siis võrdlusnumbrid Euroopa Liiduga, mis siis näitavad, et Euroopa Liidus on see suhtumine kas märkimisväärselt või mõne näitaja puhul siis ka natukene paremad. Et selline mõttekoht, kus meie Eesti riigina oma suhtumiselt oleme selles küsimuses. Aga mida siis teha, kui ma märkan kas iseendas neid mõtteid, et ma suhtun kellessegi eelarvamusega või siis ma loen midagi või näen midagi. Siin on erinevaid võtteid. Et kui ma küsiksin su käest, et kas sa võtaksid psüühikahäirega inimese endale naabriks, aga kolleegiks või lapsehoidjaks. Aga mis siis, kui psüühikahäirega inimene on näiteks sinu ema või sa ise? Et siit võivad ootamatud vastused tulla äkki. Kui ma kasutaksin siis pigem vesteldes sõnu, et ma ei häbimärgista inimest, et ei ole mitte anorektik, vaid on anoreksiat põdev inimene, ei ole mitte autist, aga on autismispektri häirega inimene. Et nende inimeste jaoks on väga oluline, et neisse suhtutaks vestlustes selliselt.
Ehk siis ma saan kohendada enda sõnavara ja ma võin tutvuda inimeste lugudega, kes siis on saanud terveks mõnest vaimse tervise haigusest või siis peavad sellega oma elu lõpuni elama, mis neil on teistmoodi, mis on nende väljakutsed, millega nemad peavad rinda pistma. Et esimeses slaidis ma näitasin, et meist kõik võivad sealt tasakaalupunktist kuskile skaala poolde kalduda ja me kõik võime mingeid vaimse tervise probleeme elu jooksul kogeda. Ja mida kindlasti siis teha, et ma väldin eeldamist, et kui ma seal klassi ees vaatan oma klassitäit õpilasi ja mõni neist meenutab mulle hüperaktiivsuse diagnoosiga ja mõned seal autismispektri diagnoosiga, siis ma ei hakka nendega sellest lähtepunktist suhtlema ega suhtuma neisse, vaid ma suhtun neisse nagu inimesed, ma vaatan sinna sildi taha, ma õpin neid päriselt tundma, kes nad on, need minu õpilased, minu inimesed. Ja näiteks peaasi.ee lehele saab täiesti saata meedias olevaid stigmatiseerivaid artikleid, linkida sinna ja anda teada, et siis nemad võtavad uudisteportaaliga ühendust ja soovitavad paremat sõnastust. Et peaasi.ee on sellise toreda ettevõtmise loonud, et sellist sotsiaalset stigmatiseeritust ka meil aidata välja juurida. Nii, nüüd ma olen rääkinud sissejuhatuse ära ja jõuame vaimse tervise esmaabivõteteni. Et lasen need 5 punkti teil läbi lugeda ja võtan ise lonksu vett vahepeal. Need on siis need 5 põhimõtet, mille ma võtan siis üksipulgi ükshaaval läbi. Ja alustame esimese põhimõttega, milleks on siis ohu hindamine. Ja see tähendab seda, et ma pean vaatlema, kas minu ümber on kõigil turvaline olla nii iseenda suhtes kui ka kõigi teiste suhtes. Ja siin me peame paratamatult rääkima siis enesetapust. Minu arust on see nii hea, kui teid on mõni õpilane välja valinud nende raskete mõtete jagamiseks. Minu arust on see märk suurest usaldusest, aga ma kujutan ka ette seda, et teil võib olla selline hirmutav tunne, et aga mida ma pean tegema nüüd või mida ma pean ütlema või mida ma ei tohi öelda. Et siin ma annan head nõu. Kui teile tuleb keegi rääkima enesehävituslike mõtetega, siis küsige julgelt 3 küsimust. Esiteks, kas sul on plaan? Teiseks, kas sul on selleks vahendid kogutud? Kolmandaks ja kõige olulisemaks küsimuseks, kas sul elutahe on alles? Kui need 3 küsimust saavad jaatava vastuse, siis võib julgelt helistada 112 ja anda teada. Minu kogemus näitab seda, et tavaliselt vastatakse 3. küsimusele eitavalt. Ja see hoiab inimest tagasi, sest eneseelu katkestamine, eneseelu lõpetamine tähendab ikkagi teatavate piiride ületamist. Inimese loomuses ei ole iseendale vastu astuda. Ja tegelikult inimene, kes räägib ja plaanib enesetappu, ta ei taha mitte niivõrd ära surra, aga ta ei taha enam niimoodi elada. Ehk siis tõenäoliselt on ta osanud endale korraldada korraliku probleemide kuhja, mille tagant ta ei näe enam välja ja ta ei oska kust otsast lahendama neid probleeme hakata. Nüüd, kui sa oled teinud selgeks, et sul ei ole vaja hädaabi numbrit valida, siis kindlasti ei tasu seda inimest üksi jätta, vaid tuleks uurida
siiralt, julgustavalt ja tõsiselt tema enesetunde kohta ja seda, kas keegi saab teda toetada, kes on need inimesed, keda ta usaldab, kellega ta saab rääkida sellest teemast. Ja kindlasti tasub suhtuda austusega sellesse inimesse, kes seda muret teiega jagab. Ei maksa tühistada tundeid, ehk siis, et pole sul häda midagi, ei tohi öelda, võta ennast kokku, kindlasti mitte. Süütundele ei maksa apelleerida, näiteks mõtle, mis su ema ja isa tunnevad, kui sa ennast ära tapad. Või kas sul kahju ei ole nendest, kes peavad edasi elama, kui sind ei ole. Kui inimene on omadega nii õnnetusse seisu saanud, siis see negatiivne motiveerimine kindlasti ei aita asja paremaks teha. Nüüd, kui inimene on sulle ära rääkinud enda suitsiidimõtted, plaanid, teod, ja eriti kui tegemist on õpilasega, alaealisega, siis sinul kui õpetajal tuleb seda infot minna edasi jagama. Et kindlasti ei kehti siin enam konfidentsiaalsuspõhimõte ja rahulikult peab seda õpilasele ütlema, et aitäh, et sa minuga seda jagasid, see on raske teema, aga tead, nüüd me peame otsima kellegi sinu lähedase. Nii, nüüd me peame otsima kellegi sinu lähedase täiskasvanu, kellele me seda infot edasi jagame. Ja minul on mitmeid noori, kes on teadnud siis enda sõprade plaanidest ja need plaanid on tehtud teoks, ehk siis sõber on teinud enesetapu ja nad ütlevad pärast, et nad ei jõua ära kahetseda, et nemad teadsid, aga midagi ei teinud ja kellelegi ei rääkinud. Et kindlasti võtta pigem nagu tõsiselt seda, kui keerata asi naljaks, mitte uskuda ja siis on pärast on niimoodi, et seda inimest enam ei ole. Teine põhimõte on toetav kuulamine. Kuulamisega võib ju tunduda, et mis seal siis ära ei ole. Iga päev me kuulame kedagi. Jaa, kuulame. Aga toetava kuulamise all ma pean silmas seda, et ma olen rääkijale pühendunud, ma olen kohal tema juures. Ma ei tegele mitte millegi muuga. Panen ära ekraanid, pliiatsid ja proovin silmsidet saavutada ning vahepeal noogutada, anda kätega märku, et ma olen olemas, ma kuulan, ma saan aru, ma jälgin, olen kaasas inimesega. Ja eelkõige siis räägin alati iseendast, kui ma olen ära kuulanud, mis mulle on öeldud. Et tavaliselt me kipume sina sõnumeid kasutama. Sa oled selline ja sa oled minu tunnis selline ja sul pole seda ja sa oled niimoodi teinud. Ei, see tekitab kohe kaitsereaktsiooni ja õpilane läheb sul lukku tõenäoliselt. Aga kui ma räägin iseendast, et vaata, mina olen märganud, et sa oled teistmoodi minu tunnis käituma hakanud. Et sa tegeled muude asjadega, sul on asjad kodus, sul on tööd tegemata ja kui sa viimase kontrolltöö hinde teada said, siis sa läksid ust paugutades klassist välja, et minul on mure su pärast. Kas sa saaksid mulle rääkida, palun? See on lause, paneb õpilast tõenäolisemalt avanema, kui see, et ma hakkan näpuga tema pihta näitama, mida ta minu arust kõik valesti on teinud. Ja seda kõike ma võiksin siis teha soojalt, lugupidavalt ja julgustavalt. Hästi inimlik on muidugi ka see, et kui keegi mulle midagi kurdab või räägib, siis ma tahaksin talle kohe nõu andma hakata. Kas sa oled proovinud seda, kas sa juba seda tegid, kas sa sealt nõu küsisid?
Aga kui inimene midagi räägib ja tal on sellega seoses tugevad negatiivsed tunded üleval, ta on kas solvunud, vihane, pettunud, haavunud, siis igasuguse loogikaga lähenemine ei tööta. Enne tuleb emotsioon maha võtta ja seda ma saangi tagasi peegeldades öelda. Mulle tundub, et sa oled väga kurb või ma näen, et sa oled väga vihane, mina oleksin sinu olukorras ka. Ja ma ei pea teadma täpselt seda õiget emotsiooni, mida inimene tunneb. Kui ma ütlen valesti, siis tõenäoliselt inimene parandab mind ja sellega on vestlus juba alguse saanud. Ehk siis küsima peaks alati avatud küsimusi, et siis oleks parem sul infot koguda ja ka aru saada, et millest teema oli, mis toimus, mis juhtus. Kui ma olen pakkunud inimesele, et ma tahaksin teda kuulata hea meelega, aga ta ütleb mulle, et ma ei taha rääkida praegu. Minu käest küsitakse sageli, et aga mida ma siis vastan talle? Okei. Mina vastaksin sel juhul midagi sellist, et ma saan aru, et sa ei taha praegu rääkida, aga kas ma võin sinu käest tulla 2 päeva järgmise nädalal üle küsima, kuidas sul selle teemaga on? See on ukse lahti jätmine. Või siis hästi, sa ei taha minuga rääkida praegu, aga ma olen olemas sinu jaoks peale tunde, enne tunde, sellel vahetunnil, et kindlasti panna aeg ka siis lõppu, siis on tõenäolisem, et sinuga tullakse rääkima. 3. põhimõte, ma annan inimesele kindlustunnet, tuge ja teavet. Kui kellelgi tekib klassis näiteks paanikahoog, ärevushoog, siis ma võin tema juurde minna ja kinnitada talle lihtsate lausetega. See läheb üle ja ma olen sinuga siin. Olen ka ise koolis töötanud, üks neist oli erakool, teine oli erikool ja nägin, et õpetajatel on väga paljudes koolides tegelikult klassides omandatud siis selline suhtumine, et kui ongi klassis keegi, kellel on hüperaktiivsuse diagnoos või autismispektri häire, siis sellest räägitakse klassikaaslastele ka ja antakse teada siis, et tal on raskusi paigalistumisega või siis, et tal on raskusi otsa vaatamisega või siis ta on natukene aeglasem meist. Et kui terve klass saab aru, mis on kellegi teistsugune olek ja siis on leppimine ka tõenäolisem. Ja kui kellelgi tekibki klassis mingisugune teistsugune käitumine, millele õpetajana peab reageerima, siis ma võingi minna ja rahulikult selgitada ja mina olen tähele pannud, et ülejäänud klass rahulikult jätkab tööd. Algklassides on jah hästi palju võib-olla sellist sagimist ja elevust palju, aga põhikoolis läheb see üle, rääkimata gümnaasiumi osast. Et siis soojus on teine mõte, mis aitab. Kui mul on oma õlasall kuskil tooli peal, näiteks saan panna inimesele ümber. Ja kui inimene ei taha rääkida, mis tal on, mis tal juhtus, kas see oli ärevushoog, paanikahoog, midagi muud, siis ma ei sunni rääkima. Et lasen inimesel olla. Ja kui mul on vaja mingit infot anda, siis ma teen seda piisaval hulgal ja emotsioonivabalt, et sa istu siin pingis rahulikult, joo lonks vett, meie töötame klassiga töövihikuga edasi ja sina jõuad pärast, saad tehtud selle. Ühesõnaga, et hästi normaliseerime sellist käitumist näiteks klassis, et me ei tekita sellest mingit erilist numbrit. Ja kriisinõustaja Tiina Naarits-Lind siis peab hästi oluliseks seda,
et 3 esimest päeva, 72 tundi on olulised mingi tõsise, raske ehk siis trauma või kriisi puhul inimese hoidmine, tema lähedal olemine, temaga lihtsalt kõrval viibimine, toetamine, siis on tõenäolisem see, et ta ei saa nii suurt traumat sellest ja ta tuleb juhtunust kergemini välja. Aga kui selline hoitus jääb olemata esimese 3 päeva jooksul, siis võib inimene jääda oma sellesse raskusesse kinni, ta võib oma sellesse diagnoosi kinni jääda, ta ei saa sellega sõbraks, ta ei õpi sellega elama või mis iganes muu raske moment on tal juhtunud, et siis on sellega leppimine keeruline. Eelviimane põhimõte. Julgustan eneseabivõtteid. Kui ma küsin inimese käest, et mis on need mõnusad igapäevased tegevused, mida ta teeb, siis sageli on tulemuseks vaikus, et nagu ei olegi mitte midagi. Aga kui me hakkame koos uurima, siis me leiame mõndagi. Kellegi jaoks võib see olla näiteks tass kohvi lemmikkruusist, soe vann, mõni hea raamat, mõni film, muusikapala, mingi selline enese mõnus tegevus, mida iga päev teen. Teiseks võin ma mõelda siis kohti, kus ma tunnen ennast lõõgastunult. Loodus on kindlasti üks hea abimees, mis töötab vaimse tervise murede puhul. Samas võivad olla need näiteks, kellel on grillinurk aias, kasvuhoone, kus ma saan näpud mulda pista, korvtool rõdul, aga miks mitte näiteks ka pleedi all diivanil, mõnusad kohad. Aga need kohad ei pea olema päriselt olemas, ma võin ka oma mõtetes minna toredatesse kohtadesse, kus ma olen käinud või näiteks kuhu ma tahaksin minna. Ei ole keelatud, aju ei tee vahet, kas ma olen päriselt seal kohal või ma mõtlen mõnusast kohast. Ja kolmandaks siis on oluline pöörata tähelepanu inimestele, kellega ma tunnen ennast turvaliselt. Kes on need armsad inimesed, keda ma saan usaldada, kes mind ära kuulavad, kes lasevad mul olla mina ise. Kui mul on neid kas või üks inimene olemas, siis on juba päris hästi läinud. Ja viimane. Kui mulle tundub, et ma ei oska nõu anda või siis on näha, et enam ei piisa minu teadmistest, siis võiks saata edasi professionaali juurde, ehk siis julgustan professionaalse abi kasutamist. Ja mina teen palju selgitustööd oma klientidega, et perearstidel on meil tänapäeval juba olemas teadmised ja võimalused kirjutada välja antidepressante vajadusel. Ei pea ootama kaua psühhiaatri aega selleks. Et samuti on olemas perearstidel teraapiafond, mille abil saab siis 3-5, oleneb teraapiafondi suurusest, käia siis kliinilise psühholoogi vastuvõtul. Kindlasti on mõistlik pöörduda psühholoogi poole. Tasuta psühholoogi võimalusi on Eestis ka peale tasuliste. Et mina panustan ohvriabis siis vaimse tervise nõustamise raames. Kindlasti on eluliin, siis lasteabitelefon 116 111 ja peaasi.ee, lahendus.net, et tasuta abi psühholooge ka leiab. Ja kindlasti annab juba rohtu, kirjutab välja siis ka psühhiaater. Et nendeni tõesti on hetkel raske jõuda. Olen
tean seda iseenda kogemusest. Ja tegelikult aitavad vaimse tervise muredega kogemusnõustajad. Et see on selline natukene uuem teenus, aga kogemusnõustaja valikut saab siis teha www.kogemuskoda.ee lehel, kus siis saab otsida enda teemadele sobiva kogemusnõustaja. Et seal võib näiteks olla kroonilise haigusega, nagu näiteks skleroosis multiplex kogemusnõustajaid ja kindlasti ka neid, kes näiteks oskavad abi pakkuda siis, kui peres on näiteks pidanud elama üle lapse kaotuse. Et see on inimene siis, kes on teinud sama asja läbi. Ja selle kogemusnõustamise suurim väärtus on see, et ma näen enda kõrval inimest, kes on teinud selle teekonna läbi ja ma saan tema käest lootust, et sealt, kus mina olen hetkel, on võimalik välja tulla ja edasi elada. Et see on kogemusnõustamise suurim väärtus, sest psühholoogid kogemusnõustamisega ei tegele, et nemad siis räägivadki päriselt seda, mida nad on õpikutest õppinud. Ja tegelikult mina olengi oma loenguga jõudnud lõppu ja kogu seda materjali, mida ma teile siin tund aega jagasin või 45 minutit, ei ole ma ise välja mõelnud, aga olen kasutanud siis oma kolleegide abi. MTÜ Peaasjad kliiniline psühholoog Ailen Suurde, ohvriabi vägivallast loobumise tugiliini juht Heidi Mäkaskil ja kriisinõustaja Tiina Naarits-Linn ettekannet konverentsilt Kuidas toetada traumakogemusega noori. Nii. Kui on küsimusi, arvamusi, muljeid, ettepanekuid, mõtteid, siis nüüd võib seda julgesti teha. Kas meil on chatti ka midagi tulnud? Chatti ei ole tulnud. Ei ole tulnud. Kõik on selge, kõik on teada. Vaimse tervise esmaabi põhimõtted on selged. Et tavaliselt, kui ma neid põhimõtteid olen õpetamas käinud, siis ma küsin inimestelt, et kas need 5 punkti tunduvad loogilised ja senimaani on enamasti pead noogutatud. Ehk siis tunduvad kasutatavad, realistlikud ja päris ka loogilised, et kõigepealt ma vaatan, et kõik oleksid turvaliselt ja ohutud, siis ma peaksin ära kuulama, mis juhtus ja siis ma võin hakata pakkuma erinevaid nõuandeid välja siis kuni professionaalideni. Aga kui praegu on küsimusi või kommentaare, et siis võib veel seda aega kasutada. Ja kui ei ole, et siis... Ma panen viimasena sellise koomiksi, et sellist muigamist, sellist nalja ka siia lõppu veel, et näide siis sellest, kui... Nii. Et kui kehalisi haigusi mõistetakse samamoodi kui vaimse tervise häired, et siin on minu arust päris tore suhtumine, et sul on toidumürgitus, aga no miks siis sa otsustad, et sa võtad jalad alla lihtsalt. Või siis oled sa äkki proovinud mitte gripis olla, samamoodi, eks ole. Depressioonis inimesele tuled öelda, võtta ennast kokku, läheb üle. Hakka tegutsema. Kõik sellised laused, mis muidugi ja tegelikult ei aita, aga väga hästi illustreerivad jällegi ka natukene seda stigmat ja seda
suhtumist. Selle vaimse tervisega on täpselt nagu selle füüsilise tervisega, et inimene ju terveneb, saab ju hakata tervenema ka füüsiliselt, kui ta tunnistab, et tal on midagi viga, ega see on ka vaimse tervisega, et kui ma ei tunnista, abi ei otsi, siis see on mõlema, nii vaimse kui füüsilise tervisega. Jaa, aga jah, füüsiline tervis, eks ole, hakkab mul ju kohe näha, kui mul on jalaluu murd ikkagi, siis ma pean minema ja laskma selle kipsi panna. Aga vaimse tervisel see selline nähtav ei ole ja võib sageli raske ollagi siis osutada täpselt, mis mul viga on. Aga siis on jällegi hea hakata siis märkama seda, et kas mu baasvajadused on kaetud. Kas ma söön, kas ma magan korralikult, kas ma liigun, kas ma suhtlen, ka tahan suhelda inimestega, kas ma jaksan. Et seda on hea kohe tähele panna, kui baasvajadustest midagi lonkama hakkab, unehäired, söögisu muutused, ei taha enam kedagi näha, siis võib see olla märk sellest, et me oleme kuskil, meie vaim on pihta saanud, midagi on toimumas ja mida varem me sabast kinni sellel saame, seda parem. Viimase slaidiga lõpetan sedasi. Nii, aga chatis on... Helena ütleb aitäh. Palun. Aitäh, Helena, tõesti selle hästi mõtlema paneva ja elulise ettekande eest, et siin sai mõtteainet nii isiklikul tasandil kui täiesti tööalasel tasandil ja et meie omalt poolt saame siis sinu esitlust jagada ja ka neile, keda siin täna ei olnud, et see jõuaks nendeni, kellel seda kuulda vaja on. Ja, aitäh kutsumast, Piret. Aga aitäh kõigile ja ilusat õppeaasta lõppu.